Nüüd, kus eriolukord on läbi ja piiranguid järk-järgult lõdvendatakse, on noortekeskustel jällegi võimalik teha teiega koos tööd IRL, in real life, nagu öeldakse. Ehk siis saame kohtuda näost näkku ja teha üritusi, hoides küll siiski 2 meetrist vahet õuetingimustesse ehk väljas. Ja üheks sellistest tegevustest, millega meie esimesena alustame, on iganädalased jalgrattamatkad. Nii et mina ja Peeter hakkame teid viima erinevatesse kohtadesse Tallinnas ja Tallinna ümber, kus on põnevad ja looduskaunid kohad. Me ei hakka päris linnatänavatel sõitma, mingi ulatuses kindlasti, et jõuda nendesse looduskaunistesse kohtadesse, aga valdavalt proovime ikkagi olla linnamürast ja sõiduteedest eemal. Ja siis igal teisipäeval kella 3 kohtume me Kristiine noortekeskusest, kus siis siirdume iga nädal uude sihtkohta, avastama uusi põnevaid kohti nii Tallinnas kui Tallinna lähiümbruses jalgratastel. So Peter, you are traveling really often in Tallinn and around Tallinn. What are your favorite places to go with the bicycle? Yeah, I mean, there's a really nice, there are some nice bicycle roads. I really like to go into the direction Saku, because there is like this forest near the bicycle road. And the other route I someone take is the route to Pirita and to Vimsi. It's also a nice So I guess these are some of the roads we will take also with youngsters in upcoming weeks. Yeah, that's cool. It's very nice. Nii et Peetrile meeldivad kõige rohkem siis Tallinnas ja selle lähiümbruses teed, mis viivad Sakku või läbi Pirita Viimsile ja need on ka ühed marsruutidest, mida võtame läbi meie. Nii et siis, mida on sinul oluline teada? Hakkame nüüd üksipulgi seda üritust lahti võtma. Ehk siis üritus toimub igal teisipäeval kella 3 ja esimest korda toimub see juba homme ehk siis 19. mai ja kohtume kell 3 Kristiine noortekeskuses, et minna üheskoos matkale. Nii, kes võivad matkale minna? Matkale minemiseks tuleb eelnevalt registreerida, sest et grupi suurus on maksimum 8 noort pluss siis meie 2, kes siis sõidavad teiega kaasa ja vaatavad, et midagi ei juhtuks ja et me ära ei eksiks. Ehk siis 8 kiiremat noort, kes registreeruvad sellele üritusele, saavad kaasa tulla. Need, kes ei jõua 8 esimesel registreerida, kahjuks järgmisele matkale ei saa, kuid järgmisel nädalal on juba taas võimalik uuesti registreerida, ehk saab siis. Nii et nüüd, kui see video on lõppenud, sa oled selle lõpuni vaadanud, siis Kriminal Grabinal registreerinas kas meie Facebooki lehel, Kristiine noortekeskuse Facebooki leht, minu isiklikul noorstöötaja kontol, noorstöötaja Erko Sõrmus või meie Instagrami lehel. Samuti kõik, kes meie üritusest tahavad osa võtta, peavad olema vähemalt 10-aastased ja kui sa oled 10–16 aastane, pead sa kindlasti omama ka jalgratta juhiluba. Nii et kui sul ei ole jalgratta juhiluba ja sa oled alla 16 aastane, siis sa kahjuks ei saa osa võtta. Kui sul on juhiluba olemas, siis oled väga teretulnud meiega liituma. Üle 16-aastaste noorte puhul jalgratta juhiloa omamine kohustuslik ei ole. Nüüd võtame põhjalikumalt läbi, mida sa pead endaga kaasa võtma ja mis sul peab olemas olema selleks, et meie jalgrattamatkadest osa saada. Loomulik on see, et sul peab olema jalgratas ja see jalgratas peab olema tehniliselt korras ja ta peavad olema küljes kõik vastavad asjad, mida liiklusseadus nõuab. Käime need nüüd ühe kaupa üle. Liikluseeskirjad ja ka meie nõuame, et siis jalgrattal, millega liiklusse ja meiega koos matkale tulla, peavad olemas olema. Esiteks, signaalkell. Kui sul seda ei ole, siis sa meiega liituda ei saa. Ehk siis pead selle endale muretsema. Teiseks, valge tuli ees. Kolmandaks, valge helkur ees. Neljandaks, pead katsetama, kas su esipidurid töötavad. Kui esipidurid on korras, on kõik hästi. Viiendaks, pead kontrollima, kas su esiratastel on valged või kollased helkurid. Ka need on kohustuslikud ja nende puudumisel meiega liituda ei saa. Kui oled üle kontrollid oma jalgratta esimese poole, siis on aeg üle vaadata ka jalgratta tagumine pool, kas see vastab nõuetele. Alusta kindlasti
sellest, et kontrolli, kas tagumised pidurid töötavad. Vajuta pidur alla ja proovi ratast lükata. Kui tagumised pidurid on korras, on sul jällegi üks asi, mis kohustuslikest asjadest on sul olemas. Seejärel kontrolli, kas sul on olemas taga töötav punane tuli ja ka punane helkur. Ning lõpetuseks peavad sul kindlasti olema ka tagarattal kas valged või kollased helkurid. Ehk siis see oli loetelu asjadest, mis peavad olema korras ja töötama ning sinu rattal küljes, et saaksid sõita liikluses ja ühineda ka meie rattaretkedega teisipäeviti kella 3-st. Lisaks kohustuslikele asjadele soovitame ka jalgratta puhul muidugi kontrollida, kas see on tehniliselt korras. Näiteks kindlasti kontrolli, kas kummid on piisavalt täis. Kui sul on manomeeter, saad manomeetriga rõhku muuta. Siin kummi peal on kirjas, mis rõhk kummi sees peab olema. Kui ei ole, siis katsu lihtsalt käega, et see oleks piisavalt kõva ja et ei oleks pehme. Samuti vaata, et jalgratas oleks sul piisava suurusega. Ehk siis, kui sa oled täis jalgadega maas, siis ei tohi jalgratta pulk sind kuumemasse lüüa. Ja kui istud sadulale, siis sa ei tohi pedaalimiseks olla kas kikki varvukil või ka põlved ei tohi liiga konksus olla. Samuti võid ka üle vaata, kas kett on õlitatud, kas rattal kõik asjad on kindlasti kinni, midagi ei logise. Ja kui ratas on tehniliselt korras, soovitame näiteks käia läbi mõnest rattahoolsest, kus see üle vaadatakse, siis oled igati teretulnud meiega meie matkadele teisipäeviti kella 3-st liituma. Aga järgmiseks vaatame üle nüüd ka lisaks jalgratta küljes olevatele asjadele varustuse, mis on samuti sulle soovituslik või lausa kohustuslik, et meiega matkal liituda. Varustusest on sinu jaoks kohustuslik omada jalgrattakiivrit. Selleks, et ühineda meie jalgrattamatkadele, nõuame meie kiivrit ka üle 16-aastastel. Liiklusseaduses on kohustus kiivrit kanda kõigil, kes on 10–16-aastased. Aga meie matkade puhul, et oleks turvalisem, nõuame kiivrit kõigilt, ka vanematel kui 16-aastastel. Matkadel kanname ka ise kiivrit. Kiivri puhul on oluline see, et see oleks õige suurusega. Nimelt, kui sa paned ta pähe, ei tohi ta sul peas ringi loksuda, ega ka sul lihtsalt siin nagu pea peal olla, nii et ta ei ole sul päriselt peas. Õige suurusega kiiver. Ja samuti, mis on kiivri puhul oluline, on see, et ta omaks CE tähist. See CE tähis näeb välja selline. Ja see näitab seda, et kiiver on testitud ja turvaline kasutamiseks vastavalt siis Euroopa Liidu liikmesriikide nõuetele. 10–16-aastastel jalgratturitel, tuletan meelde taaskord, on kohustuslik omada ka jalgratta juhiluba ja võtta matkale kaasa kas siis jalgratta juhiluba või kellel ei ole füüsilisel kujul jalgratta juhiluba alles või isegi antud, siis isikut tõendav dokument peab olema kaasas, kust politsei vajadusel saab järgi kontrollida, et teil on jalgratta juhiluba olemas. Ja kolmas ning viimane lisavarustuse osa, mis on kohustuslik meie matkadel, on kaasa võtta iseendale joogivesi, sest et praegusel viiruse levimise perioodil ei ole mitte kuidagi mõistlik teistega oma veepudelit jagada, seega igal ühel on kohustus oma vesi ise kaasa võtta. Ehk siis igale matkale vähemalt pool liitrit vett on sul kohustus endaga kaasa võtta. Kas paned selle jalgratta pudelikorvi, kui sul see on, ja kui ei ole, siis võtta väike seljakott ja pane veepudel sinna seljakotti. Ja lõpetuseks siirdume varustuse juurde, mis ei ole kohustuslik, kuid soovitan sul kindlasti samuti kaasa võtta. Näiteks vihmakindlad riided. Me proovime küll matkasid niimoodi sättida, et see ei jääks vihma peale, kuid looduse kapriis ei tea mitte kunagi ja vihma võib sadama hakata keset matka. Seega oleks hea, kui sul on kaasas mingid
vihmakindlad riided, et sa ei külmetuks ning ei haigestuks tänu sellele, et sa oled läbimärg. Lisaks vihmariietele loomulikult jälgige õues olevat temperatuuri. Et kui on külmad ilmad, siis pane ennast soojemalt riidesse. Kui on väga palavad ilmad, siis pane end pisut õhemalt riidesse. Soovitame sul igaks juhuks alati võtta ka palavate ilmade puhul endaga kaasa jällegi kas seljakotti või ratta näiteks taha pakiraamile, kui sul see on olemas. Mingi lisatšemper või pusa, mille saad peale lisata juhul, kui sul hakkab külm. Kuna ilmad tegelikult ei ole nii soojad, kui tundub, siis soovitame ka sulle kindaid. Eriti super, kui sul on spetsiaalsed jalgrattakindad, mis kaitsevad sind ka kukkumise korral. Aga kui ei ole, siis sobivad ka tavalised villased või nailonkindad või mis iganes kindad sul on. Ja lõpetuseks rangelt soovitame kanda ka helkurvesti, juhul kui see sul on olemas. Kui ei ole helkurvesti, siis kindlasti pane selga võimalikult kirevad riided, et oleksid hästi nähtav autojuhtidele. Jalgrattaga sõitmiseks soovitame sul kasutada võimalikult kitsaid pükse alt, selleks, et need ei jääks jalgrattaketi ja hammasrattade vahele kinni. Kui sul on aga sellised laiad püksid, nagu minul on need vihmapüksid, siis on hea, kui sul on kas mingi kumm või mõni muu kinnitus, millega saad oma püksid. Juhul, kui sul on jalgrattal kogu kohustuslik varustus olemas ja töökorras ning samuti on sul olemas kohustuslik turvavarustus kiivri näol, siis oled igati teretulnud meie jalgrattaretkadega liituma. Kordan siis taaskord üle. Jalgrattaretked toimuvad teisipäevati kella 3-st ja saavad alguse Kristiine noortekeskusest. Meiega võivad liituda kõik, kes on 10 kuni 27 aastased. Juhul, kui oled 10 kuni 16 aastane, on sinu puhul kohustuslik jalgrattajuhiloa olemasolu. Üles 16 aastastel jalgrattajuhiluba olema ei pea. Ja samuti selleks, et osa võtta, pead sa eelnevalt ennast registreerima, tees seda kas Facebooki või Instagrami kaudu, siis meie Kristiine noortekeskuse Facebooki lehel või minu isiklikul kontol noorstöötaja Erko Sõrmus või siis Kristiine noortekeskuse Instalehel Kristiine noortekas. Nii et tule koos meiega ja hakkame jalgratastel avastama Tallinnat ning selle lähiündust.